Peaaegu et sama vihane oli võistlus kuni 19-aastaste poiste grupis. Nimelt mängiti siin välja pääse Adidas Streetballi Euroopa finaalturniirile Milanosse. 18 võistkonnast jõudsid 4 tugevama hulka Oma Klemm, kus mängis ka Eesti parimaks noormängiks tunnistatud Jesper Parve, Värvilised, Luurich ja Bronek. Üsna toores ja närvilises poolfinaalis, kus mängisid Luurich ja Oma Klemm, pääses finaali Väike-Maarja poistest koosnev võistkond Luurich. Võit tuli numbritega 4-1, mis tähendas seda, et juba teist korda sel turniiril tuli neil kokku minna võistkonnaga Värvilised, kes teises poolfinaalis olid kindlalt 5-1 üle Bronekist. Omavahelise mängu alagrupi turniiril olid võitnud Värvilised ja nüüd ihkasid Luurichi poisid mõistagi revanši. Mäng algas ka neile hästi. Nad läksid finaalmängus juhtima 3-1, 4-2. Seejärel tegid aga Värvilised äärmiselt õnnestunud vahetuse. Risto Hallaste asemel mängu tulnud Fred Randver tegi järjest mitu efektset korvi ja viis oma võistkonna 2,5 minutit enne mängu lõppu esmakordselt juhtima 6-5. Lõppseisuks 7-5 tegi Värvilistest Jüri Ratas 1,5 minutit enne mängu lõppu. Kuigi võistkonna 4. liikmel Martin Piusil oli vabaviskest võimalus veelgi edu suurendada, otsustati parem palli hoida lõpuni. Pärast seda võis alata võidutants. Kas tänane turniirivõit tuli raskelt või mis mängud üldse kõige raskemad olid? No ikka selle Luurichiga, Väike-Maarja poistega, ma võin nii palju ütelda, käsi südamele panna, et Kristiine poisid pole kunagi Väike-Maarja poistele kaotanud. Kas finaali võit ja sõit Milanosse oli ka eriline stiimul? Muidugi, selge see. Mis valmistumine nüüd enne Milanot veel ees ootab? Hakkate kõvast trenni tegema? No ma arvan, et tuleb paar laagrit teha, siin tahame Käärikule minna, oleme iga aasta käinud seal ja Illust on üks niisugune koht, kus on saadud käia, võib-olla sinnes. Ja ütleks siis rahvale ära, millal te ära sõidate Milanos? See oli 12. september just, on seal turniir hakkab. Sügist. Ja mitmes koht tuleb seal? No kõige parem, esimene.